vägivald ei olegi alati karjumine, löömine või avalik alandamine. Sageli on see palju väiksem. See peitub peremustrites, mida oleme harjunud normaalseteks pidama. See peitub sõnades, mis lõikavad või pilkudes, mis panevad vaikima. Hetketeks, kus keegi vajab abi, aga me ei märka või ei julge sekkuda. Sellistest nähtamatustest asjadest ja valust räägibki see raamat. Ja mina, kirjastaja Margit Sobel, parandavad maailma parandaja. See raamat jutustabki tüdrukust, keda koolis kiusatakse. Mitte ühe päeva või ühe kommentaari pärast, vaid pikalt ja vaikselt. Nii et hakkab lõpuks uskuma ka ise, et ta ei väärigi enam parem. Aga see on ka lugu muutusest sellest, kuidas üks inimene, üks märkamine, üks sirutatud käsi võib pöörata kellegi elu teises suunas. Kuidas abi võib tulla hetkest, kui tundub, et kõik võib abi. Me ei saa muuta maailma probleeme, aga me saame märgata, me saame küsida, me saame olla kohal ja vahel piisabki sellest, et keegi ei jää üksi. Vaikne vägivald on teema, mis peaks kirjeldama kõik. Sa oled seda kogenud näinud. Aita raamat, hirmutav, nähtav abi veel paljude mõista, et iga inimene on väärtuslik tema enda. Loomulikult ei anna see raamat valmis vastuseid, aga see avab ukse vestlustele, mida me vajame rohkem kui kunagi varem. Ma loen ühe lõigu sellest raamatust ette ja sa mõistad. Reede pärastlõuna ma lausa jooksen välistusest välja. Ja ootamatult tekib mõte, et ma loodan, et ma ei tule enam kunagi mitte ühtegi sinikat juurde. Loodan seda nii tugevalt, et see ajab mind peaaegu korra.